tere päevast, mina olen Marko, olen Alempoisi motoklubist ja Jürgeni tungival soovil teeme siis ka ühe tutvustava video minust ja siis minu mootorrattast, et mis me siin kokku oleme keeranud. Minul on abiks minu kraanajuht Janne, kes on, näita keera, oma naama. Nii, ühesõnaga, kui ma sellest projektist kuulsin eelmine aasta, ega siin midagi palju mõelda ei olnud. Hüppasin kohe kampa ja mulle siuksed hullud ja segased projektid meeldivad. Et pääsed lollust saab teha ja pääsed pulli saab. Aga projekt oli äge. Selle projekti raames mõtlesin, et ehitan täiesti uue ratta nendest juppidest, mis mul kõik kodus leidub. Kuna neid on aastate jooksul ikkagi väga palju sinna tekkinud, siis varuosades puudust ei olnud. Et selle ratta ehitamiseks väga palju juurde midagi ostma ei ole pidanud. Et kõik suurem osa oli kodus olemas, nipet-näpet on ostetud ka. Et minu rattaks on siis Nepr MT10. Aasta võiks olla selle mootoril umbes kuskilt sealt 70-ndatest on see mootor pärit. Mootor muidugi ei ole enam, peab ütlema, et ei ole täis originaal. Seal on väga palju ringi ehitatud, hästi palju uusi juppe sisse pandud, õlitussüsteemi tegin täiesti ringi. Originaalõlitussüsteemist ei ole seal küll mitte midagi alles. Isegi väline õlivilter sai külge aretatud, tehtud õlipumbast väljavõtted ja kõiksugu torustike asju juurde, nii et hetkel on õlisurve mootoris üle 7 paari, mis on üle mõistuse palju, aga eks vaatame, kuidas ta vastu peab selle asjale. Esiark on pärit minu rehvipõletaja tagavara ratta küljest, millega me rehvi põletame, millega täna Kaspar rehvi põletab. Lenksu sain jumal teab kust, kuskilt on ta koju tekkinud ühe sõbra käest. Ekraani ostsin juurde, udupeene tänapäevase. Muud jupid on kõik aastate jooksul koju ise teenesest tekkinud. Klaas on pärit mu ATV, CF moto küljest. Iste sai juurde ostetud, et see on tänapäeval mingisuguse Honda iste. Pastid oma tehtud, täitsa oma kätega kokku löödud. Ise puurisin, ise neetisin. Siis, tagapidurist tahaks rääkida. Siia sai külge aretatud ketaspidur siia taha. Pidurisüsteem on muidugi pärit Martini vana Valküüri küljest, millega Martin ennast Terminaatoriks tegi. Et sobis väga hästi siia külge, natuke aretamist, keevitamist, reimist ja asin küljes ja töötab. Mis on kõige tähtsam, see töötab. Naelrehvid. Naelad sees, ilus kena. Nii, siin on üks äge asi. Mõtlesin, et kuidas sooja saada sellel pikal külmal reisil. Siis tegin endale sellise lahenduse, et ostsin täiesti tavalise Webasto diise soojendaja. Siit torudest ei ole veel päris valmis ehitatud, aga ma veel jõuan. Siit on voolikutega endale tunke sisse sooja õhku puhuma ja siis viin ühe voolikuga veel lenksu peale, käte peale sooja õhku puhuma. Bensiinipaak on selle jaoks võetud üks nõukogudeaegne tuletõrje käsipumbapaak. Sobis jube hästi siia, ma pidin selle siia panema, ei olnud midagi, mingi jäänud muud üle. Ja et lund sisse ei tõmbaks, ega mulle niisket õhku tunke sisse ei puhuks, siis siia leidsin poest tolmuime ja filtri. Väga hästi sobis, nagu olekski selle jaoks loodus. Kast on muidugi igavesti suur, hetkel on ta mul peaaegu tühi, aga siia mahub varuosasid kaasa võtta, tead kohe hulgi. Suurema hädaga saab siin magada ka. Hetkel ise olen Oulus. Mul on tööobjekt on siin. Võtsin masina kaasa, et nokitsen ta siin lõpuni. Et nipet-näpet on veel teha, et päris kõike tehtud ei saanud, mida tahtsin teha, aga siis teen hiljem. Aga hetkel on masin sõiduvõrras, käima läheb, proovisõidud on tehtud, töötab natuke vaja timmida, seadistada, aga arvan, et saame oma sõidu tehtud. No nii, aga mis täna oli üllatuseks, suureks üllatuseks, panin ka rooli ja mordi külge, mille ma ostsin umbes 18 aastat tagasi. Panin riiulis ja siiamaani mul riiuli peal vedelenud ja praeguse 20-kraadise külmaga keerasin ta kõige pehmemasse asendisse. Aga tee, mis tahad, no keerata ei jõua, täiesti kinni. Eks siis saab muskleid treenida. Igaüks läheb lolliks omamoodi. Meie läheme niimoodi.